No nii, tere kõigile, mina olen Eglits ja olete jõudnud siia minu elutoa raamaturiiuli juurde. Siin on muidugi mängud ka. Aga see on siis minu 2025. aasta poolaasta BookTag. Mis see BookTag siis tähendab, on see, et ma räägin raamatutest, mis mulle väga meeldisid või väga ei meeldinud, mis olid minu jaoks üllatused, mida ma tahaks uuesti lugeda ja natukene mõtlen ka uue poolaasta peale, et mis raamatud mind veel ees ootavad. Selline mõnus võimalus teha väike kokkuvõtte oma lugemisseiklustest. Nii et aga alustame kohe pihta. Mul on siin paremat kätt on need teemad, millest me täna räägime ja vasakut kätt on need raamatud. Aga alustame. Ma räägin kõigepealt natuke lõppenud aastast, siis räägime tulevikuplaanidest ja siis võtame kokku ka, et oma kõige lemmikumad toon esile ka. Nii. Kõigepealt siis need on suvalises järjekorras, siin ei ole mingit tähtsuse järjekorda, mis raamatu ma ütlen enne, millise pärast. Aga esimeseks siis on parim järg, mida ma sellel poolaastal lugesin. Ma arvan, et kui te mind sotsiaalmeediast jälgite, siis see ei ole väga suur üllatus. Aga here she is. Vaadake, kui ilus see äär on ka sellel raamatul. I love special editions. Igatahes, see on siis Onyx Storm. Kus juures see sama raamat ilmub eesti keeles nüüd varsti välja. Onyx Storm on siis eesti keele tõlge. Väga loogiline. Aga see on tõesti, see on fantaasia, ütleme romantika fantaasia raamat. See on 3. osa 5-osalisest raamatuseeriast ja see on viimane, mis on ilmunud, see ilmus siis selle aasta jaanuaris. Ja see on üks väheseid raamatuid, millega mul on olnud niimoodi, et ma lähen raamatupoodi sel samal päeval, kui see ilmub, ostan ja hakkan kohe lugema. See on nagu täiesti uus kogemus minu jaoks. Nii et jah, see oli 3. osa. Mulle väga meeldis. Nüüd on siis järgmine seeria, mis on siis suurim üllatus sellel poolaastal. Suvalises järjekorras jälle. Esimeseks on siin, mul seda raamatut praegu ei ole enam, aga First Time Caller, Borissoni raamat. See raamat lihtsalt oli nii nunnu, ma ostsin selle pildi pärast, aga see räägib, see oli tegelikult väga nagu hea raamat. See oli väga nagu kaasaarav ja unikaalne jälle. Rääkis siis ühest raadioshowst, kus siis üks kutt teeb, kus siis saavad inimesed helistada, rääkida oma armu probleeme ja siis tema neid aitab, aga see kutt on nagu üsna kibestunud omal põhjustel. Ja ka siis ükskord helistab sinna siis meie naispeategelase tütar, kes ütleb, et mu ema nagu on pikka aega vallaline, et tahaks nagu nõu saada ja siis tema ema satub sinna raadiosaatesse tänu sellele ja siis ilmselgelt see on nagu romance, Martsa raamatu pilt nagu ka kuidagi viitab sellele. Aga see oli hästi nagu tore. Kerge lugemine, mõnus, ta on hästi haibitud, kui ta välja tuli ja ongi see, et kas ta on siis seda nagu haipi väärt, aga oli. Järgmiseks on mul siin selline raamat nagu Almond. Näitan niimoodi. See on Korea raamat. Selleni üldse, et ma seda lugesin, jõudsin ma tänu sellele, et minu üks Hollandi lemmik booktuber jagas seda. Tema on väga-väga suur fänn, see oli tema jaoks nagu tõesti elu muutub. See on kaasaegne ilukirjandus. See on tegelikult hästi lühike raamat. See on 248 lehekülge, mis on nagu minu meelest tegelikult väga lühike raamat. Ja mul oli tegelikult nagu, ütleme, mul olid kõrged ootused, aga ma ikkagi olin täiesti nagu ülipuudutatud sellest raamatust ja ma nagu tõesti arvan, et see mulle nii palju meeldib, kui ta meeldis. See räägib siis ühest poisist, kes sünnib niimoodi, et tal on ajus alaarenenud see, kuidas see nüüd eesti keeles on? Amygdala äkki või? Öeldakse, igatahes üks aju osa on alaarenenud ja tänu sellele, et ta ei tunne ühtegi emotsiooni, ta ei tunne rõõmu, valu, ta ei oska nagu suhestada inimeste emotsioonidega, et ta ei karda, ta ei tunne hirmu. Ja see oli nii nagu, ta on siuke coming of age story, et kuidas üks noor siis, ta räägib põhimõtteliselt peaaegu terve tema nagu eluloo läbi. Ütleme mitte eluloo, aga ütleme nagu sünnist kuni mingi nooruseni. Nii et see oli nagu väga-väga eriline lugu ja väga mõtlema panev lugu. Nii et jah, see oli väga-väga suur nagu üllatus positiivses võtmes ka. Siis mul on siin selline raamat, aga vaadake neid ägedaid ääri. Ja siis selline raamat nagu Pimedus ja paitus. See on siis tegelikult Eesti autori Koidu Ferreira raamat. See on noortekas, me võtsime selle juunis raamatuklubi lugemiseks, sest et me tahtsime lugeda midagi eesti keeles, eesti kirjandust just nagu täpsemalt. Ja see on noortele mõeldud fantaasia. Ja see oli nagu, ma reaalselt jälle, ma ei arvanud, et see mulle nii väga meeldib, nagu see oli nii
äge fantaasia. See räägib siis tüdrukust Reva, kes on fotograaf. Tal on mingi nagu, ta on üsna noor, nagu ta on 18, ta pildistab suvel, teil on pereäri, kus pere on fotograafid. Ja siis ta käib pildistamas pulma ja siis ta näeb, kuidas tema nagu, ta mõtleb nagu pildil mingi valguse ja varju ja need kõik tekivad ja see on nagu hästi eriline. Ja siis ta märkab ühel pildil nagu midagi väga kummalist, mis on seotud kuidagi varjudega, pimedusega. Ta saab varsti teada, et ta on ohustatud, et on olemas pimeduse ja valguse maailm, kus siis teda tahetakse nagu tabada, et valguse prints otsib teda ja tahab teda tabada. See võib-olla kõlab nagu hästi cringe'it, aga see oli ülihuvitav. Ma lugesin selle reaalselt mingi 3 päevaga läbi. Väga unikaalne lugu. Ja selle tuleb veel ka 3 osa, nii et selles mõttes nagu ta lõppes siukse cliffhangeriga ja nii äge on see, et on nagu noortekas ja Eesti nagu kirjutatud, et see on nagu, oleks mulle keegi nagu siukseid raamatuid soovitanud, kui ma käisin nagu põhikoolis gümnas nagu super. See oli nii äge, nagu tõesti, ma olin mega fänn. Ja siis 4. siia üllatuste kategooriasse. Mul on päris palju üllatusi olnud. Aga ma olen ka suht kergesti saab mind nagu üllatada. Sest mul ei ole väga kõrged ootused tavaliselt. On siis selline raamat nagu Anatomy. Eesti keeles on see ka ilmunud, Anatoomia. Ja vaadake, kui lahe see kaas on nagu. Aga see oli siis meie veebruarikuu raamat raamatuklubis ja see on ka tegelikult noortekirjandus. Ma ei tea, kuidas meil sattus niimoodi, aga sattus. Ja me tahtsime sellepärast, et see on siuke sõbrapäeva teemaline, tundus nagu nunnu. Ja seal ei olnud väga kõrged reitingud Goodreadsis ja ma olin nagu mingi tavai, et ma ei pane väga kõrgeid ootusi, aga see oli nii huvitav. See räägib ühest tüdrukust. Ma arvan, et see oli ka sellepärast huvitav, et see on nagu rääkis hästi palju meditsiinist ja teadusest ja kuna ma ise õpin ämmaemandaks ja õeks ja ma töötan tervishoius, siis see minu jaoks nagu hästi relevantne. 1817 aastal Edinburgh's ühest tüdrukust, kes tahab nagu saada kirurgiks, aga see aeg on selline, et ta nagu naised ei saanud väga tervishoidu. Ja siis räägib, kuidas ta hakkab salaja käima ühes tervisekoolis. Minu ütleme anatoomia koolis, hakkab õppima seal. Ta on hästi tark, ta saab nagu asjadest aru, aga ta peab lihtsalt ennast maskeeruma poisiks. Ja siis seal on ka teine tegelane, kes on üks poiss, kes on siuke vaene poiss, aga ta töötab siis tollel ajal siis oli selline amet nagu haudadest nende kehade välja kaevavad. Need siis müüdi maha tervise selle instituudile, et nad saavad siis nende peal lahkamisi teha. Ja siis aga seal hakkavad mingid müstilised asjad toimuma. See oli nii huvitav, nagu see plott oli nii huvitav. Ja see, kuidas see lõppes, nagu seal on ka teine osa olemas. See on vist 2-osaline fantaasiaseeria. Ja ma niimoodi nutsin. See oli nii hea raamat. Seal on päris siuksed nagu huvitavaid stseene, kus ta reaalselt kirjeldab nagu, kuidas mingi kehaosi välja võetakse. Et sa pead nagu olema valmis selleks. Aga see oli nagu minu jaoks täiesti ideaalne raamat. Ja ma täiega tahan seda teist osaga lugeda. Nii, saime need suured üllatused kõik ära räägitud. Minu siis selle poolaasta lemmikautor, kas siis tema debüüt või siis juba korduv raamat. Esiteks ma võtangi siis välja Catherine Century. See on siis tema raamat Hello Stranger. Aga ma olen sellel poolaastal lugenud siis 2 tema raamatut, The Rom-Comers ja Hello Stranger. Ja mulle väga meeldis tema kirjastiil ja ma lugesingi esimest korda ta ja ta oli kuidagi nii mõnus romance, mõnus romantikaraamat. See raamat meeldis mulle väga. See oli niimoodi, ma lugesin raamat ära, mingi 4 terni, päris hea. Ja siis ma mõtlesin selle raamatule nagu mitu kuud pärast ka veel. Ja siis ma mingi, okei, see on vist ikka 5 terni. See raamat on hästi lahe, soovitan. Teine autor, kes mulle väga meeldis, keda ma ka lugesin see aasta, on Cara Bustow. See on siis tema viimane raamat, mida ma lugesin. Promise Me Sunshine. Aga ma lugesin tema esimest raamatut ka, mis on siis Ready or Not. See on mul siin kuskil üleval. Ma panen selle siia pilti ka. Temal on ka hästi lahe kirjastiil. Aga tal on tegelikult rohkem raamatuid, aga praegu Ready or Not on hästi populaarne ja see on natuke sarnase stiiliga on see nagu disain on ju. Ta kirjutab hästi lahedalt. Ta kirjutab niimoodi nagu sa loeksid kellegi nagu mõttemaailma, et tal on nagu sellised nagu mulle meeldis, et ta kirjutab seda olukorda ja siis ta kirjutab seda peategelase mõtted. Äkki see oli vist sellest Ready or Notist meeles on see, et selle peategelast küsib tema ülemus, et mis sulle meeldib see töö juures nagu ja see tüdruk nagu näitab tema mõttemonoloogist, et I like having one, ehk siis mulle meeldib, et mul üldse on üks töö ja siis ma niimoodi naersin ja nagu see oli kuidagi nii selline nagu lahe viis, kuidas nagu kirjutada ja sa õpid seda peategelast palju rohkem tundma. Ja see raamat oli ka väga-väga hea ja ma väga põnevil, et see autorit nagu veel lugeda. Nii, raamatud, mis ajasid mind nutma. Ütleme, et ma olen pigem siuke emotsionaalne, ma võib-olla nutan natuke kiiremini. Ma nüüd hakkan otsima siit oma suurest tunnikust, kus need raamatud on.
Te ei kujuta ette, kuidas ma nutsin. Ja vaadake, kui ilus see kaas on. Abby Jimenez'st ma olen lugenud tal ühte raamatut, see oli mul need raamatud siin üleval, ma ei hakka ikkagi võtma Just for the Summer, see mul väga meeldis. Ja seda raamatut ma ootasin ka suure huviga, kuigi tal on tegelikult veel raamatud, ma lihtsalt ei ole jõudnud neid lugeda. Aga seda raamatut ma lugesin Hollandis ja ma nutsin mitu korda. See on hästi kurb raamat tegelikult, see on nagu romantika ka, aga lihtsalt see lugu, see nagu peategelaste paar, nagu ma ei ole vist nagu kunagi nii palju nutnud kui selle raamatuga. See räägib siis kahest peategelasest, Samanthast ja Xavier'st, kes kohtuvad, neil on kohe selline tekib nagu suur armastus kohe esimese kohtumisega. Aga neil kogu aeg mingid väljakutseid tuleb, miks nad ei saa koos olla või mis nagu raskused neil on. Aga see oli kuidagi minu jaoks hästi puudutav, et nad olid mingid, nagu, et sa meeldid mulle, ma olen sinu nimel nõus pingutama ja see oli kogu selle raamatu vältel. Peategelase emal on siis tüdruku emal on see Alzheimeri tõbi ja ta räägib hästi palju sellest, kuidas nagu, et sul on keegi pereliige, kes sa näed teda, aga ta ei ole nagu, ta ei mäleta sind ja nagu selline hästi emotsionaalne, keeruline, kuidas pere kokku tuleb, kuidas pere nagu lahkusest kasvab. Te näete, mul ikkagi väga meeldis see raamat, ma olen siin päris palju neid tag'e pannud, aga see oli ilus. Ja siis ma just ühest raamatust rääkisin, millega ma veel nutsin, on Anatomy. See, kuidas see raamat lõppes, ma niimoodi nutsin ka. See oli nii uskumatu, nagu see oli lihtsalt üks nagu see, ma ei saa nagu mitte midagi öelda selle kohta, miks ma nutsin, aga see oli nagu väga wholesome ja samas ka väga kurb. Mõnikord on vaja nutta. Raamatud, mis tegid mind õnnelikuks. Esiteks ma kohe võtan selle Book Loversi siia. Emily Henry, näete meile, räägisin, see on meist paks raamat tegelikult isegi. Ma arvan, et kes on vähegi Emily Henryt lugenud, mõjustuvad, et ta kirjutab väga toredaid romanceid ja ta oskab nagu, mulle väga meeldib ta kirjastiil. Aga see raamat kuidagi, ma naersin nagu nii mitu korda kõva häälega, kes tegi mind nii rõõmsaks ja see oli kuidagi nii nagu hea, et mulle väga-väga meeldis see Emily Henry raamat. Tavaliselt inimesed teevad nagu oma review, et milline raamat neile nagu meeldis. Nagu Emily Henry kirjutab ka nii lahedalt. See on ikka crazy. Ma võtsin mingi suvalise koha välja, kus mul on tag ja see juba lihtsalt väga hästi nagu kirjeldab seda, et muidugi inglise keeles, aga ma usun, et saate aru. The light streaming in hits a glass display case of pastries and plastic wrap sandwiches and I basically hear angels singing. Mis on nagu nii nagu kuidagi, ma mäletan, ma naersin sellele ka nagu siuke nagu goofy ja äge ja üks raamat, mida mul jälle ei ole, aga panen siia, on Ashley Bostoni 7 Year Slip. See oli ka väga tore raamat ja see tegi mind rõõmsaks, sest et see lugu oli hästi ilus ja maagiline, see ongi siuke nagu maagiline realism. See lugu räägib siis sellest, et on üks tüdruk läheb oma tädi korterisse ja tädi pärades selle korteri talle ja see on siuke maagiline korter, kus vahepeal ta satub 7 aastat ajast tagasi. Kõige ilusam raamat, mida ma olen see aasta lugenud, ma arvan, et juba paarid need 2 oletegi näinud, mida ma teile näitan, aga ma arvan, et need on nagu päris head. No, palun vaadake seda setupi reaalselt. Väga professionaalne, very professional. Nii, siis nagu ma ütlesin, liigume raamatute poole, mida ma siis veel ei ole lugenud, aga mis on ilmunud see aasta või mida ma tahaks lugeda või mis mu plaanid on uueks poolaastaks. Esiteks võtame siis sellise kategooria, et uus ilmunud raamat, mida ma pole veel lugenud, aga tahaksin. Siin on mul päris palju häid variante. Otsime üles kohe. Suvalises järjekorras taaskord. Esiteks Carly Fortune 1 Cold and Summer. Selline ilus, kena. See ilmus paar nädalat tagasi. Mõnus suvine raamat. Ma olen sellest palju head juba kuulnud. Võiks võtta ette. Taylor Jenkins Reid Atmosphere. See on ka ilus raamat. Taylor Jenkinsiga on niimoodi, et ma olen paari tema raamatut lugenud. Mul on väga meeldinud. Ta on kindlasti üks mu lemmikkirjanikke. Ja see raamat ma isegi austades mind üldse huvitanud, mis nagu sisu sellel raamatul on, aga ma teadsin, ma tahan seda kindlasti lugeda. See raamat ilmub kusjuures eesti keeles kohe. Ja Taylor Jenkins Reidi raamatud on päris palju tõlgitud eesti keelde ka, nende seas näiteks Evelyn Hugo 7 abikaasad, Daisy Jones and the Six, see on kindlasti üks minu aegade lemmikuid raamatuid. Ma olen ise lugenud ka Forever Interrupted, nii et selles mõttes ma olen väga põnevil ja vaadake mõnus flopi, see on väga äge.
Veel, mida ma pole lugenud, aga mida ma tahaksin ja mis on ilmunud see aasta. Siin on selle raamat nagu Wild Dark Shore. Selle raamatuni ma jõudsin niimoodi, et üks USA raamatu contenti looja YouTube'is, Hailey Pham, tema luges seda raamatut, teda väga soovitas, see tekitas minust juba sellist põnevust. Ja seda raamatut on soovitanud USA-s selline ettevõte nagu The Book of the Month. Seal on siis, see töötab niimoodi, et neil on üks tiim, kes loeb erinevaid raamatuid, loeb täiesti uute autorite raamatuid, loeb juba tuntud autorite uusi raamatuid ja siis teeb iga kuu, paneb 5-6 raamatut kokku, mida nad siis soovitavad ja mida nad siis nagu välja lasevad oma siis selle nagu collection'i alt. Ja seda nad soovitasid minu arust veebruaris või märtsis ja neil on väga-väga nagu head reitingud need raamatud, mida nad soovitavad, see on nagu usaldusväärne koht, kus saada häid soovitusi, nii kahju, et nad Eestisse ei deliveri, aga seal siis seda raamatut soovitati ka. Ja see räägib siis ühest perest, kus on isa ja 3 last, nad elavad ühel sellisel väiksel saarel, mis on siis, ütleme, nagu looduskaitse all, et seal on palju loodust, erinevaid nagu selliseid looduslikke taimi ja nagu loomi, kes siis on nagu, keda on vaja jälgida ja nemad seal siis nagu vastutavad sellest. Ja siis ühel päeval uhtub sinna verele ühe naise surnukeha. Et on natuke siuke thriller, selline põnevus, aga ma olen väga põnevil, et seda lugeda. Selle pidid väga nagu erilised looduskirjeldused olema, et see autor nagu kuidagi oskab seda loodust niimoodi kirjeldada. Nii, mis veel siis on ilmunud siin hiljuti? The Names, Florence Knapp, nimed siis. Seda aga kusjuures just mingi nädal tagasi Rahvaraamatu kirjastus tõlkis ja on eesti keeles ka. Ja sedast ma olen küll põnevil, sellepärast, et see lugu tundub juba nii huvitav. Ma valisin selle raamatu ühele oma sõbrale sünnipäevaks, aga see intrigeeris mind nii palju, et siis ma olin mingi davai, tahaks ka lugeda. See räägib siis ühest perest, kes põgeneb siis tormi järel oma siis riigist teise riiki. Ja see on siis niimoodi isa, ema ja üks tütar ja ema on rase. Ja siis emale sünnib siis uus laps, kes on poeg ja siis küsitakse, et mis ta siis nimeks tahab poele panna. Ja isal oli nimi välja mõeldud, emal oli tegelikult oma nimi välja mõeldud ja tütrel oli ka üks nimi sellele poisile välja mõeldud. Ja siis see lugu jätkub niimoodi, et see sama poisist räägitakse tema lugu, et räägitakse kõigepealt, kui ta oleks saanud selle ühe nime, mis siis juhtub, teise nime, mis siis juhtub, 3. nime, mis siis juhtub. Palju teksti, aga see tundub minust väga nagu põnev ja sellel on ka päris head reitingud. Ma pean oma diktsiooni parandama. Nii, kas ma rääkisin kõik raamat ära, mida ma tahtsin rääkida? Üks on veel. Ups. Siin kapi peal on ka tegelikult see raamat. Näete siit Intermezzo, aga see on siis ka praegu väga üles haibitud kindlasti. Paljud on seda Mart Poes näinud. Seda on tõlgitud eesti keelde. Ma pole lugenud ühtegi Sally Rooney raamatut veel. Ma tean, et ta kirjutab väga nagu teistmoodi, et tal on selline kirjastiil, et näiteks neid vestlusi siis ei kasuta jutumärke seal. Ja see tundub minu jaoks väga huvitav, kuidas seda lugeda oleks ja ma tean, et tegelikult ta on väga kõrgelt hinnatud ja ma olen aru saanud, et tema kirjandus on väga selline nagu uue aja klassika ilmselt siis tulevikus, kui me vaatame siia aega tagasi. Nii et ma tahaks väga lugeda, aga ma natuke hirmul ka. See on ikka üsna paks raamat ja nagu ma natuke pean ennast nagu julgustama. Nii, siis on järgmiseks, et kõige oodatuim uus ilmuv raamat järgmise poole aasta jooksul. Neid raamatud mul siis ilmselt ei ole, aga ma siis panen siia pildid. Esiteks siis on Fredrik Backmani My Friends. Ma pole kusjuures veel Backmani ühtegi raamatut lugenud, aga ma tean väga paljusi inimesi, kes soovitavad tema raamatuid, kellel on minuga sarnane lugemisstiil ja lugemis nagu hinnangud. Ja tema näiteks on kirjutanud selle raamatu A Man Called Uwe ja sellest on ka siis tehtud film, nagu paljud on näinud. Ja see raamatist tundub siuke mõnus suvine ja see on nii ilus kaas, et ma tahaks nagu väga lugeda seda. Nii, siis on Chessa Hastingsi Time of Your Life. Chessa Hastingsilt ma olen lugenud Magnolia Parksi esimest osa. Selline. Tema selle Magnolia Parksi seeriaga on niimoodi, et you either love it or hate it. Ma tean väga paljusid, kes nagu tõsiselt vihkasid seda sarja, nad ei ole lugenud asi. Ma tean osasid, kes on tõesti nagu fännid. Ja ma ütlen, et ma olin positiivselt üllatunud, seda lugesin nagu eelmine aasta, muidu ma oleks toonud selle siia nagu perioodi ka. Ja
ma panin selle 4 tärni isegi, et ma olin nagu, seal olid küll siuksed karakterid nagu, noh, ta lihtsalt kirjutabki siuksed karakterid, et sa lööd nagu peaga vastu nagu seina ja mõtled nagu, kuidas te teete siukseid otsuseid või nagu, miks te teete siukseid otsuseid, sa oled nii nagu siuke nagu nii närvis, aga sa oled ka samas intrigeeritud, et miks siis nad nagu teevad neid otsuseid ja valikuid ja see mulle tegelikult väga meeldis ja ma tahaks seda seeriat edasi lugeda. Aga et nüüd ma hetkel loen siis The Conditions of Willi, see on siis Jessa Hastingsi uus raamat, mis ilmus äkki 1 või 2 tagasi. Ja tegelikult see mulle ka väga meeldib, mulle kohutavalt meeldib ta kirjastiil. See on hästi kuidagi lihtne, aga samas nagu väga mõnus lugeda ja nagu jällegi seal on siuksed karakterid, et sa juba oled nagu mingi aga väga-väga lahe lugu. Aga ma räägin siis uuest raamatust. Ma tean ainult vist seda, et see on äkki vist mingist Hollywoodi näitlejast ja lauljast, kirjanikust, mingitest Hollywoodi staaridest. Ma reaalselt jälle, ma ei tea, aga ma tean nagu oma kogemusest, et ma tahan seda kindlasti lugeda. Nii, ja kolmandaks on siis juba tuntud Catherine Center, kellelt oli siis Hello Stranger ja The Rom-Comers. Temalt ilmub uus raamat ka veel see suvi, mis on Love Haters. Ja ma jällegi ma isegi ei tea, seal olid vist mingid töökaaslased äkki, kes midagi pidid koos tegema. I don't know. ja siis ma ei tea, ma reaalselt kõlab nagu üldse ei teaks, aga ma päriselt, ma nagu lihtsalt usaldan, et mulle meeldib see autor. Isegi kui meeldi, siis nagu ma toetan teda ja tahan kaasa elada. Nii, millised raamatud ma siis peaksin kindlasti järgmise poole aasta jooksul ära lugema, sest et mul on mingid raamatud, mis on seisnud liiga kaua. Ja või mingid raamatud, mida ma tahaks lihtsalt nagu praegu hooaja mõttes või haibi mõttes ära lugeda. Kõigepealt siis Mõrv perekonnas, Cara Hunteri oma. See on siis eestikeelne rahvaraamatu kirjastuse oma. Ja ma tahaks seda sellepärast lugeda selle poole aasta jooksul ära ideaalis suvel või siis sügisel, sest et põnevikud ja sellised detektiiviraamatud natuke on sellised mõnusad sügise teemad. Aga vaadake, ma ei tea, kas ma saan teile näidata, aga vaadake, kuidas see kirjutatud on. See on hoopis nagu teistmoodi, siin on mingid pildid vahepeal, mingid, ma olen nagu väga põnev sellest raamatust ka. See on ilmunud 2023 minu meelest, ma vaatasin. Siin on mingid pildid veel ja niimoodi, nagu et sa nagu oled mingi seksit ruumis. Nii et ma väga põnev sellest ja võiks selle kätte võtta kindlasti. Sest et see on praegu rahvaraamatu nagu enda suve soovitustes ja oleks nagu tore kaasa minna sellega. Siis mul on siin üks fantaasia, Powerless. Ma arvan, et mulle väga meeldib see, kui ma seda kunagi alustan, aga see raamat on juba mingi aasta aega mul riiulis, ma tahaks lihtsalt võtta kätte. Fantaasiatega ongi alati see, et kui sa hakkad juba neid lugema, siis nagu, sellel on juba mingi 4 osa, ma tean nagu, et ongi see, et see on nagu ettevõtmine, vaata. Sa loed ühe nagu mingi romance'i ära või sa loed mingi kaasaegse ilukirjanduse raamatu ja sul ei ole mingit teist osa sellele, aga nendel sa jääd nagu hästi kaua nagu ootama. Või siis ei jää, aga sa pead lihtsalt lugema mingi 5 raamatut järjest, vaata. See nagu väga ei motiveeri mind, aga ma tahaks sellega, ma võtan selle kindlasti sügisel ette, ma arvan, või talvel. Sest et minust fantaasia sobib hästi sügisesse. Mis ma siia veel olen pannud? Mul on siin mõned, mis ei ole nagu nii kiired, aga samas nagu veits tahaks. Mul on siin 2 siis Taylor Jenkins Reidi raamatut, temast ma olen ka siin täna juba rääkinud. Üks on siis see Carrie Soto on tagasi ja teine on Malibu Rising, kus eesti keeles Malibu tõuseb tuhast. Ma tahaks nagu teha mingi 1 kuu näiteks mingi hetked, kus ma loen ainult Taylor Jenkins Reidi raamatud. Ma loen mingi kindlate kirjanike raamatuid. Malibu Rising on väga siuke nagu suveteemaline, ma ei saa öelda ilmselt suvine, sest et see ei ole nagu päris õige sõna. Aga et see räägib nagu ikkagi sellisest suve, siin räägibki end of summer party on ju. Võib-olla see peaks siis augustis lugema. Ja see on ka rahvaraamatu kirjastuse tõlgitud. Ja ma arvan, et kui ma Atmosphere'i ära loen, ja ma arvan, et seda Atmosphere'i ma loen üsna varsti, siis ma võtan äkki sellega ette. Vabandust, mul on tegelikult üks Taylor Jenkins Reidi raamat siin ootamas. One True Loves. Ja vaadake, see on nagu nii äge special edition. Ja see on mul hollandi keeles, sest et ma hollandi keelt räägin ka, selle ma ostsin Hollandist ja ma tahaks oma hollandi keelt harjutada. See lause võttis nii palju aega. Okei, üks raamat, mida ma tahaks kindlasti ka see aasta ette võtta, sest et see on lihtsalt nagu skandaalne, et ma ei ole ikka veel seda ära lugenud. See on tegelikult eelmise aasta oma. Wedding People. Vaadake, kui ilus see kaas on. See oli väga palju haibitud ja ma väga tahaks seda nagu lugeda. Ma tean, et see Marg mulle väga meeldib. See on kaasaegne ilukirjandus taaskord. Aga ma lihtsalt ei ole jõudnud
seda lugeda. Väga easy't öeldud. Räägib siis ühest naisest, kes läheb ühte hotelli ja tal on tegelikult plaan, see on siin kirjas ka, aga et tal on plaan endalt elu võtta, aga et samal ajal on seal suur pulmapidu ja siis see peategelane naine satub selle pruudiga rääkima ja siis neil tekib siuke suhtlus ja seda nagu väga, sellel on väga head hinnangud, see oli eelmise aasta Goodreadsi vist üks nagu parim raamat. Nii et jah, seda tahaks lugeda. Raamatud, mida ma tahaksin uuesti lugeda, need ei ole nüüd selle aasta omad, aga mida ma tahaks see aasta uuesti lugeda. Paar tükki mul siin on. Üks on Emily Henry, Beach Read. Palun vaadake seda äänt. See on kõige ilusam special edition, mis mul on. Nagu mida värki rääsub. Ja see on mu kõige lemmikum Emily Henry raamat. See raamat Broke Me. See oli väga emotsionaalne. Ja seda ma tahaks uuesti lugeda. See on lihtsalt siuke hea suvine raamat kuskil rannas. Päiksega. Ja ma rääkisin siin Onyx Stormist ka. Ma võtan selle siia kätte, aga ma tahaks tegelikult kogu selle seeria uuesti läbi lugeda. Sest mulle väga meeldis see. Ma arvan, ma võtan see sügisel ette, kus ma loengi nagu kõik koos. Ja ma teen tandem readi ka, mis on siis selline, tähendab siis seda, et keegi on, keegi siis tark või kes on nagu uurinud neid raamatud, kellel on mingi, tihti on need raamatud nagu sa loed ühte ja sa loed järgmist osa ja seal on mingi asi, mis nagu saab siis selgeks on ju, mis oli esimeses osas võib-olla segane. Et tahaks lugeda nii, et ma loen nagu neid raamatuid nagu paralleelselt, et näiteks sa loed mingi esimesed 3 peatükki, siis ta peaksid sa lugema näiteks teise raamatu algust on ju, et mingid asjad nagu lugeda sükest nagu sellist lugemiskogemust teha endale. Nii et seda ma nagu väga ootan. Ja praegu vist mul rohkem ei olegi, sest et pool aastat tegelikult ma läheb nii kiiresti, et ma ei tea üldse, kas ma neid teisigi raamatuid, mida ma tahaks jõuan läbi lugeda. Ja siis läheme veel selle juurde, et ma pean võtma oma telefoni selleks, et veel võtta nüüd kokku siis kogu video 2 viimast sellist teemat. Esiteks, millised olid minu 5 tärni reitingud see aasta raamatutele ja mis oli siis minu lemmikud raamatud kogu lugemisest. Nii, võtame siis kogu aasta ette. Ma praegu avastan, et ma lugesin seda Magnolia Parksi tegelikult see aasta. See oli jaanuari alguses, ma üldse ei mäletan seda. Ma alustasin tegelikult sellega vist ja detsembri lõpus, seepärast mul ei tunne, et ma lugesin. Aga The Rom-Comers oli mul 5 tärni. Onyx Storm oli mul 5 tärni. Anatomy, A Love Story oli 5 tärni. Say You Remember Me oli 5 tärni. Hello Stranger 5 tärni. First Time Caller 5 tärni. Book Lovers 5 tärni. Almond 5 tärni ja Promise Me Sunshine 5 tärni. Ma ütlen, et mina olen üsna nagu lahke nende 5 tärnidega, et ma tean, osad panevad, kui on ikka tõesti nagu siuke raamat, et nagu kunagi ei unusta, aga minu jaoks on nagu see, et kui see raamat tekitas mus hea tunde, siis ma nagu panen sellele 5 tärni, et muidugi 5 tärni romantikaraamatu eest versus 5 tärni mingi kaasaegse ilukirjanduse või fantaasiast ongi väga erinevad. Aga nagu mul on see, et kui see raamat mulle meeldis väga, ütleme, et meeldis mulle väga, ja jättis minus mingi emotsiooni või ma mõtlen selle hästi palju tagasi, siis see minu jaoks 5 tärni. 4 on siuke, et oli nagu täitsa hea või nagu päris hea, et aga mingid asjad, mõnikord ma panen ka 4,25 või 4,5, et siuke, et ei olnud nagu ideaalne, aga nagu ei olnud ka väga, nagu oli ka päris hea. Ja 3 on siuke, nagu minu jaoks 3 on juba siuke, et nagu tegelikult mulle väga ei meeldinud, aga ma ei julge nagu vähem anda. Ma olen siuke lahke inimene, ma arvaks. Appi uues on nii tumedaks läinud vahepeal. Nii. Ja siis tuleb trumipõrin, mis on siis minu selle poolaasta kõige lemmikumad raamatud. Ma otsustasin, et ma annan välja nagu ma olen siin suurt tähtis andja, annan välja oma lemmiku kaasaegse ilukirjanduse ja lemmik romantikaraamatu ja lemmik fantaasia. Alustame siis fantaasiast, sest ma tegelikult ei lugenud väga palju fantaasiat see poolaasta. Aga see ei olnud see ju mingi üllatus. I love this book so much. Ma nii ootan, et uuesti lugeda reaalselt, ma arvestan nii väga. Kaasaegne ilukirjandus võitja on. Ma arvan, et see ei ole ka väga suur üllatus. See lugu oli väga liigutav, väga eriline. Ma juba ei korda ennast, aga ma päriselt ma soovitan seda põhimõtteliselt sama palju, kui ma soovitangi seda Fourth Wingi nagu kõigile lugeda. Väga hea. Seda ma soovitan Ragnarile ka. Ragnar on näiteks lugenud kõik selle Fourth Wingi Iron Flame'i Onyx Stormi läbi, nii et see on talle järgmine raamat, mida ma kindlasti soovitan. Ja romantika. Ma natuke mõtlesin, aga ma ilmselt jällegi, see nüüd ei ole üllatus, kui te olete kogu selle video ära vaadanud. On siis see raamat. See oli minu jaoks õigel ajal, õiges kohas, õiged teemad, minuga väga isiklikult seotud teemad. Kõik.
teine koht oli sellele Promise Me Sunshine, sest see oli ka väga-väga lähedale ja see tekitas ka mus väga palju häid emotsioone, aga see lihtsalt that hit the spot, noh. Nii et jaa, jõudsime nüüd selle videoga lõppu. Ma loodan, et teil oli huvitav vaadata. Mul oli seda päris tore teha, sest et nii lähe nagu lihtsalt tagasi mõelda ja nagu peegeldada ja vaadata tulevikku. Nii et jah, ma olen väga põnev, milline see talve oma välja näeb siis. Nii et jah, tšau!